Värviettevõtetel on tänapäeval üks vahva komme. Nimelt nad valivad enda toodete seast sellist toredat asja nagu aastavärv. Täna ma olen külas Sadolinis ja tahaks nendega rääkida kahel teemal. Räägime nende aastavärvist ja räägime ka nende lipulaeva tootest Sadolin Ambience HD. Ole ja räägi mõne sõnaga, mida endast kujutab ja mis on erilist selles Sadolin Ambience HD värvis? Tegemist on siis hästi suure toonipüsivusega tootega, mille siis kõige ilmekam näide on, kui maal ripub teil seina peal, te tõstate üks hetk teise kohta, siis nii-öelda need värvitoonid jäävad samad, ei teki sellist pleekumist. Ja tegemist on siis meie premium tootega, kuhu kuuluvad siis Ambience Pearl, Ambience Sky, Ambience Royal ja Ambience Diamond. Sky siis sobib, on tegemist siis laevärviga ja ülejäänud variandid on siis nii Royal, Pearl kui Diamond on tegemist siis seinavärviga erinevatesse ruumidesse, kas siis eluruumid, vannitoad ja nii edasi. No kui me nüüd räägime premium värvist, siis kas ka tavalisele kodukasutajale, amatöörile on mingi tuntav vahe seda värvi kasutades versus siis mõnda sellist hinnaklassis madalama värvi kasutamisega? Kas see vahe on tunda? No võib-olla kõige paremini Ambience Royali puhul, mille pind siis jääb selline siidine, mis siis nii-öelda natukene kompenseerib aluspinna vigasi, ehk sellised pahteldamise vead, võib-olla mõned lohud, mõned mühud, et see peidab nagu seda pinda kõige paremini. Kui nüüd klient on kaupluses valikut tegemas, vaatab teie tavalist, võib-olla siis klassikalisemat Sadolini värviseeriat ja vaatab seda Ambience'i seeriat, siis mis võiks seda kallutada nagu ühe või teise kasutamisele? Võib-olla see sama, et ta natukene aitab kaasa nii-öelda tavamaaril või tava siis kasutajal nii-öelda kasutusmugavus poole pealt ja rullimine on ka muidugi päris sujuv sellel tootel. Tegu ei ole ilmselt liiga uue tootega, et on juba turul natuke aega olnud, seda on kasutatud. Mis profide tagasiside on? Profide tagasiside on selline, et kasutatakse seda tihti, eriti laevärvi objektidel, kus siis on hästi kõrgendatud nõudmised ja tema ühtlustuse pärast on seda päris palju kasutatud. Sedasama Sadolin Ambience HD-d ja ka muid Sadolini värve toonitakse ju tuhandes erinevas toonis. Kaasa arvatud iga aasta ühes erilises toonis, milleks on aastavärv. Räägi mõne sõnaga, mis on selle aasta Sadolini aastavärv? Selle aasta Sadolini aastavärv on selline meeldivalt rahulik, hallikas, roosakas toon, mille nimetus on Sweet Embrace, et me tavaliselt eesti keelde küll ei tõlgi neid nimesid, aga kui ma hakkasin mõtlema selle sügavama tähenduse peale, siis see tähendab tegelikult magusa embos, ehk siis sellist sooja, turvalist paika, kus sa tahaksid kuuluda, kus sa tahaksid olla, kus sa tunneksid, et sa oled oodatud. Kuidas neid aastavärve valitakse? Aastavärvide valimist tegelikult 80 riigi värvispetsialistid alustavad juba märtsikuus, kuigi välja tuleb ta alles septembris. Ja arutletakse tegelikult mitte nüüd selle üle, et kui on, mida disainerid arvavad, vaid vaadatakse poliitilist situatsiooni, ühiskondlikku arvamust, et antud hetkel, kui me nagu teame, et see maailma seis ei ole nagu liiga hea, et meil on sõjad, meil on just haigused selja taga olnud, et me vajame turvatunnet, me vajame neid väikseid rõõmsaid hetki ja selle tulemusel on siis valitud selline meeldiv soe roosa toon. Aastavärvil on 3 kollektsiooni, millega me soovime inspireerida inimesi ja julgustada valida oma kodudesse värve, nagu seda teevad sisedisainerid, et leida on neid väga lihtne, et kas meie veebilehelt kas või minna ja vaadata neid inspireerivaid pilte, aga selle aasta kollektsioonid on soe, mis tähendab sõprust, kuuluvustunnet, on meeliületav, mis on rõõmus ja on rahulik, mis lasebki tunda ennast sisemiselt rahulik.
Nüüd selleks, et neid värve oma kodus sobima panna, on teil tegelikult üks väga vahva tööriist. Ja see tööriist on täiesti tasuta alla laetav, et internetist App Store'ist tuleb üles otsida Sadolin Visualizer, tuleb vajutada oma siis seinast pilt teha läbi selle äpi ja siis saad hakata juba lihtsalt sealt neid toone valima, ja pärast seda alles siis minna äkki ostma värvitestrit, et proovida konkreetselt, et kuidas see reaalne värv seina peal jääb. Kui nüüd selle mugava tarkvaraga on oma koduvärv välja valitud, siis järgmise asjana tuleks tõepoolest seda värvi katsetada, et näha, kuidas ta siis ikkagi tegelikult seal teie valguses ja kodus välja paistab. Selleks on Sadolinin väga vahva toode, nimelt värvitestrid. Üle 50 tooni on neid kaupluses saada, kaasa arvatud siis seesama aasta värv ja need nimetatud kollektsioonid. Asi on lihtne. Võta aga see tester ja tee omal like seina peale ja saadki hinnata, kas tegu on õige värviga ja siis juba võib õige koguse kauplusest koju tuua.